Kevadtormi eelsel õppusel Draakon 2020 harjutasid tulevased reservsõjaväe logistikud kolonnide ja paiknemisalade julgestamist ning ootamatule tulekontaktile reageerimist. Õppusel mängisid vastast liikumis- ja veoteenistuse sõdurid, et testida logistikute valmisolekut. Liikumis- ja veoteenistus tegi siis vastutegevust logistikapataljonile just sellepärast, et me saaksime oma allüksuste vahelist koostööd siis arendada. Liikusime siis alale lähemale, proovisime siis jääda küll nii palju varjatuks, kui me nagu õnnestus, et võimaks lähedale saada, aga siis mingisugune patrull või mingisugune vaatluspost ikkagi nägi meid ära siis nii-öelda ja saime siis esialgu nii-öelda kontakti. Nende peamine selline vaenlane, kui ongi siis selline mingisugune dessantüksus, ehk siis ei olegi mingisugune suur rühm või kompanii, et pigem ongi just sellised väiksemad luureüksused, kes neid ründavad. Ja nende üksuste kaitsmine just ongi äärmiselt oluline, et need üksused, kellele see kaup viiakse, et kui see kaup ei jõua nende üksusteni, siis nad on põhimõtteliselt lahinguvõimetud. Logistikpataljon siis meie rünnaku vastu sai väga efektiivselt hakkama, et oleme neid ka siis eelmistel päevadel rünnanud, seda asja juba mitu päeva teinud, et selles mõttes jällegi väga kiiresti reageeritakse, et me väga kaua ei saa alas olla ja kohe siis vastatakse erineva tulejõuga. Liikumis- ja veoteenistuse ülesanne on siis tagada toetust liitlasüksustele ja Kaitseväe enda üksustele. Meie eesmärk on siis julgestada erinevaid punkte, siis raudteejaamad, lennujaamad ja ka siis kolonnide kaitse ja liigutame siis ka liitlasvägesid punktist A punkti B. Siis sõja ajal me täidame ka baasüksuse ülesandeid, ehk siis me peame olema valmis ka tegema kõiki ründeid, luureid ja me peame seda ka kogu aeg harjutama, et meil valmisolek selleks oleks.